Head kuulajad, aastanumber on 2025. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja Mehed hakkame elama podcast on teie kõrvus. Ja täna ma ütlen tere sulle, David Truusa. Tervist. David, sa oled läbinisti tantsumees. Nii on. Sa juhid tantsurühmasid, sa oled ise tantsu õppinud. Sa oled, ma eeldan, et oskad lavastada, aga räägi ise, tutvusta, mis mees sa oled ja kust sa tuled? Tantsumees, nüüd olen küll tantsumees, et tantsuteekond hakkas tegelikult tänu minu iluuisutamistreenerile, kes soovitas, et kuule, aga mine proovi siis seda tantsuga õppida. Ja siis tegin sisseastumiskatseteks huvitava soolo, mida ma ise ka ei arvanud, et tuleb selline soolo. Ja kuidagi see Tallinna Ülikooli koreograafia õppekava 3-päevane katsete kadalipp sai läbitud. Rene Nõmmik ütles, et said sisse ja siis ma mõtlesin, et kurat, et sain arsti ka sisse, aga no nüüd tuleb minna koreograafias, et ega uuesti sinna sisse enam ei saa. Sul oli siis valida, kas minna arstiks õppima Tartusse või minna siis tantsu õppima ja sa valisid tantsu? Nii juhtus, jah. Aga lahe, räägi edasi. Ja no see otsus tuligi sellest, et mõtlesin, et kurat, võt sinna tantsuõppekavale ma enam mitte kunagi sisse ei saa. Et siis, kui ma selle tantsu ära teen, siis hiljem on ju võimalik sinna arsti ikka minna. Aga nüüd ma olen tõesti tantsumees. See flirt siis meditsiiniga jäigi siis seekord olemata. Ei ole tekkinud huvi, et võiks minna õppida, kuidas... Eks mõned korrad oled ikka mõelnud, et mis oleks saanud, kui oleks arsti läinud õppima, aga tore on see, et see flirt meditsiiniga või tegelikult selle kehaga on jäänud seal tantsus ka, et tants on ju igat pidi kehaline tegevus lihastele, liigestele, vaimule, kehale ja selle mõtestamine, et igal juhul on see seos seal olemas. Räägime korra sust endast, ka millisest perekonnast sa tuled, kas su perekonnas olid sellised tervislikud eluviisid au sees, oli seal liikumist, oli seal sööme koos, teeme ise süüa, vaatame, mis me suhu paneme või oli teistmoodi? Kuidas teil oli? Ma olen väga õnnelikust perest selles suhtes, et mu ema oli 22, kui ma sündisin ja väiksest peale olen temaga koos teinud süüa. Siiamaani mäletan, kuidas juttudest mäletan, et olin tema süles ja tahtsin igal võimalikul viisil kaasa aidata süüa teha. Et perekondlik söömaajad, isaga suusatamine, mäesuusatamine, kõik sellised ajad on olnud nagu liikumine nii kauses olnud pidevalt. Kas sa oled ainuke laps või oli sul õde-vendi ka? Mul on õde ka, noorem õde. Kas õde on samas vaibis või tema oli liikus teiega koos või mitte? Õde on minust kõvasti noorem, ma olen praegu 25, õde on 18. Tema on liikumise leidnud golfimängu näol, et toimetab seal golfimängides päris kõrgel tasemel Eestis. Truusa nimi on tõesti tuttav. Kas su vanemad jätkavad sellist liikumist, mis neil varem oli või kuidas neil on? Huvitav lugu on see, et mu ema tantsib minu tantsurühmas. Okei. See on juba lõhpnud ühe väikse dokumentaalloo järgi, et pärast lepime kokku selle, kuidas see kõik välja näeb. Aga ütle, milline su elu praegu on ja sul käisid korra läbi ka see kokanduse teema, et sinu head kolleegid tantsu ilmast ütlesid, et ma võiksin küsida su käest kokkamise kohta, aga mis suhe sul toiduga on? Räägime sellega ära. Toiduga on mul tihe ja intiimne suhe, et ma üldsegi alustasin, ma olin selline projektimees ja ettevõtlik tüüp, et paigal ei püsi. Ja 13-14 aastaselt kirjutasin ühele restorani managerile, omanikule, et tahaks tulla õppima teie peakoka käe alla. Kunagi oli selline restoran Püün siis nagu Villa Meeri. Ja siis öeldi, et olgu, tule. Peakokk andis esimesel päeval, esimesel õhtul, andis ülesande, et nii, siin on kammkarbid, restoranis on menüüs selline toit, küpsetab mulle need kammkarbid. Tegin ära, vaatas üle, saatis kliendile, ütles, tule homme tagasi. Nii, sa nägid elus esimest korda kammkarpe, ma kujutan ette, või olid sa... Õnneks olin ikka enne olnud teinud ka, selles suhtes võõras tooraine ei olnud, aga kammkarp tead küll selline hõrk, pehme, üle ei tohi küpsetada.
tehtud nad said ja siis ma veetsin seal Villameeris pea 2,5 aastat, õppisin Skandinaavia gurmeed, käisin peakoka Vladislav Korpusoviga erinevates riikides tegemas külalisõhtusööke, tegime palju pulmaõhtusööke ja palju gurmeed, et seal õppisin selgeks sellise Skandinaavia gurmee. Hiljem läksin Enn Dobrelutsu käe all õppima grilli ja barbecued, käisime grillimisvõistlustel ja siis ma olen teinud veel erinevates restoranides veel koostööd. See on väga hämmastav, sa oled 25, sa oled nii palju jõudnud teha, et kuidas sa oma aega üldse jagad selle, ma kujutan ette, et see tantsimisega tegelemine on sinu see põhitöö? Jah, praegu on tegelikult tantsimisega tegelemine põhitöö ja kuidas see üldse välja kujunes niimoodi oli sellepärast, et ühel hetkel ma ikkagi, kui vaatled seda kokatööd ja mis maailm see on, et see on hull pinge, pikad päevad, kogu aeg püsti jalu, rühi mõttes mitte kõige parem, pidev toidust ümbritsemine olemine, et ma tundsin, et see on minu kirg, aga ma vajan sinna kõrvale seda, mis toob nagu kehaliselt ja tervislikult veel maa peale ka. Ja tants oli väga hea väljakutse selle kõrvale. No ma kujutan ette, et kui sa sööd neid rasvaseid barbecue asju või no ega kammkarp on ka, ma kujutan ette päris rammust seda ju võiga seal tehakse, eks ju. Et ega tantsutrenn aitab seda asja ära kulutada või? Nii on, tantsutrenn on igatpidi mitmekülgne trenn nii võhmale, jõule, venivusele kui siis erinevatele sotsiaalsetele suhetele, mis sul ühes tantsurühmas võib tekkida. Aga ühesõnaga sa ikkagi selle kokanduse jätsid või see on siis sul mingisugune siuke kõrvalhobi praegu? See on ikka mul kõrvalhobi, et ma seda kokandust pole unustanud, et teen ikka restoranide koostööd, olen menüü disainimisel abiks olnud, ise katsetan retseptidega ja teen sellist eraviisilist cateringi. Ütle, kui palju sa mõtled selle peale, et see toit, mida sa teed, oleks tervislik, kui ma ei tea, su rühmast keegi tuleb, küsib, et sa oled toidu sees, ma ei tea, mul on pärast siin aastavahetust, kõigil on mingi väike kaaluprobleem. Okei, anna mulle nõu, anna mulle üks sükene hea nipp, millest lähtuda kodusel söögi tegemisel, mis ei paneks kaalu juurde, vaid pigem võib-olla aitaks hoida või vähendada. No kui süüa teha, siis värskast toorainest soovitan ja oleneb, mis mõtted on, et kas liha sööd või söö, aga kui liha sööd, siis pigem fileed, rohkem taineliha, kus on vähem rasva ja küpsetamisel tuua see õlikogus või võikogus, mida sa kasutad ikkagi sellise nii väheseks kui võimalik, siis need kalorid jäävad sealt ära, mis on ebavajalikud, aga toit võib ikka maitse olla. Noh, käisin ise just Pariisis, sain aru küll, et igas toidus on tohutul hulgal on võid ja kuradi maitse on küll, aga igapäevases toidus võib täitsa sellega tagasi hoida, siis see toit on juba nii palju tervislikum. Aga ütle, kuidas sellega on, et kas, praegu on ju ilmselge see, et need päevapakkumised on läinud ka väga kallimaks, inimesed võtavad toitu kaasa oma tööle, töökohtadele. Anna seal ka üks nõu, mis oleks selline hea roog, mida, ma ei tea, töö juures soojendades ei läheks asi kaduma? Mulle väga meeldib teha karrisid, lihtne, kiire. Võtad endale põhjaks, saab isegi poest osta purgis karripasta, millele sa lisad natukene tomatid, võib-olla kikerherned, võib-olla tahad teha kanaga, kui tahad natuke tšillisemat, lisad tšillit, riisipadjale, võtad kaasa, riis annab süsivesikuid, selline kiire energia, valgud, mis on seal karri sees, annavad teist energiat, et täitsa selline karri on selline hea kiire, riis alla, karri peale, kaasa, saab soojaks teha. Kas ta ei lähe või kuidas karriga on, et mõned ju hautatud toidud või sellised pajaroad, ka supid ju küpsevad kuidagi nagu mingi paari päevaga laagerduvad, kõik lähevad nagu täiuslikud. Kuidas karriga on? Karri on täitsa kohe söödav. Aga ma mõtlen seda, et kui sa võtad ta kaasa, on ju, ma ei tea, ühel päeval teed kodus, teed suure laari, järgmine päev tahad kaasa võtta, et kuidas ta see maitse ja kuidas ta see järgmisel päeval on? Oleneb, kui teravaks sa selle asja teed, et teravus võib intensiivistuda, aga see on 3-4 päeva täitsa suure laari teeb ära. Aga kuidas sa ise teed, kas sa võtad toitu kaasa? Oleneb päevast. See pahe mulle külge jäänud, et mulle meeldib väljas söömas käia, erinevaid kohti proovida. Sa oled jõukas mees? Vot seda tantsu kohta ei julge seda öelda, aga ma olen selle raha endale nii-öelda võtnud, et ikka mulle väljas söömas meeldib käia. See ei tähenda, et nüüd iga õhtu restoranis, vaid lõuna käin vaatamas erinevaid kohti Tallinnas, et mis ikka uut on, et see huvi mul on, et mida tehakse. Nii, aga mida sa kaasa võtad? Mis see sinu siuke kombo on? Kuna ma mõtlengi, et ma teen selliseid kiireid kihilisi salateid, olen teinud karrit ja kui on eriti
tegus päev siis vist pastat. Okei, nii et see toimetab. Räägi mulle meestest, kes sinu juures tantsimas käivad. Mitu rühma sul on? Mul on niimoodi, et mul on üks segarühm ja siis on 2 naisrühma ja siis üks selline projektipõhine naisrühm ka. Mehed, ma olen nüüd juhendan neid 5. aastat, seda segarühma. Mäletan siiamaani, kuidas mõned mehed tulid tantsutrenni niimoodi, et ei julgenud ja osanud isegi oma jala peale niimoodi rütmis astuda, jalg jala järel. Ja see olid teised mehed, kellele tundus see tants nii mittemehelik asi. 4-5 aastat edasi tantsivad nagu kulda, naudivad seda, mida teevad, lõbus on õhtuti käia trennis ja teha samas tõsist asja ka. Et ma ütleks, mehed tantsus on üliägedad, sellepärast, et sa näed, kuidas nad arenevad inimesena ja lähevad selliseks vabamaks, lahtisemaks. Nad julgevad väljendada oma tegusid tantsus oma kehaga. Kui enne see keha tundus nagu tagaplaanil olevat, et ma ei tea, kas ma nüüd julgen seda kätt tõsta nüüd niimoodi või kas see näeb, ma ei tea, naiselik välja või see nõme näeb välja. Aga tantsuõpetajana sul ongi see võimalus talle seda julgus süstada, et ei, see ei näe välja nõme. Ole julge, näita, mis sa oskad, me koos harjutame selle asja selgeks ja pärast esinemistel tantsivad nagu kuldu, ilusad rahvaliided seljas ja neil on ise ka hea meel, et näevad head välja. Aga ütle, kas see annab siis sellisele mehele või annab seda niisugust enesekindlust ka, et mis ta selles vaimupildis, ma kujutan ette, et milline see tantsutrenni, ütleme ühe rütmi, kes siis läheb, ma ei tea, paari kuu pärast ettenäitamisele, mis see teie rütm on, mitu trenni nädalast te teete? Me teeme trenni nädalast 2 korda ja kui pikalt? 1,5 kuni 2 tundi. Et see oleneb saalidest ka, et mis need saaliajad on, aga selline 2 tundi on see ideaalne trenni aeg. Siis jõuab teha 0,5 tundi trenni alguses, jõuab teha sooja, tantsutehnikaga tegeleda ja siis saab võtta ette repertuaari, hetkel siis tantsupeo repertuaar, mida siis harjutada ja siis lõpus tavaliselt venitame, räägime, mis saama hakkab plaanidest, et selline väike 5-minutiline rahunemine ka sinna lõppu. Nii et ühesõnaga, see on ikkagi nagu, kui sa paned 2 tunnist trenni nädalas, see on 4 tundi, mis on ju üle, see on täiesti piisav, kui sa midagi sinna veel vahele teed, see on ju täiesti super. Ütle, milline see energiakulu on, kas need särgid ikkagi leemendavad ja nõrisevad higist pärast? Rahvatantsus meestele on omane see, et tihtipeale on varusärk kaasas, sest pärast esimest 0,5 tundi on särk nii läbimärg, et on vaja vahetada puhas särk, et pärast saaks oma tantsupartneriga mõnusalt ikka tantsida. Et ei jää niimoodi naksti. Et ei jää naksti ja käsi ei libiseks mööda seda higist särki alla. Mis selles mehe, selles vaimu pildis, ütleme, et sulle tuleb uus mees, ma ei tea, hooaja algus on tavaliselt sügisel, siis vormeeritakse neid rühmasid, ma ei tea, täiendatakse, kes on läinud. Kuidas need mehed sinna tavaliselt sattuvad üldse? Keegi tassib nad? Mingi abikaasa veab kohale või pruut või ma ei tea, uus või on see ka niisugune suhtekamber, et ma olen üksik mees ja tulen segarühma ja vaatan, mis saama hakkab. Sa panid siin nii mitmegi mõttega täppi praegu. Ma alustan võib-olla sellest kohast, et Facebookis on selline grupp nagu Eesti rahvatantsijad ja igal sügisel on seal 10-20 postitust ikka naiste poolt, siis rahvatantsus, kes otsivad meest. Ja mitte meest siis kooseluks, vaid meest koos tantsimiseks. Ja võib-olla nad leiavad, võib-olla ei leia, aga ma ütlen, minule ja meile siis Tallinna Ülikooli rahvatantsu ansamblisse soveldaja on mehed jõudnud erinevat pidi. On need, kes on tulnud tudengina, ongi huvitatud rahvatantsust ja tulevad katsetele siis läbi ülikooli. Siis on need, kes on tüdruk on kutsunud, kuule, tule tantsi minuga, oled sõber või elukaaslane, tule tantsi minuga. Ja siis on ka need, kes tunnevad väljaspoolt huvi, et kas on näinud sotsiaalmeedias, et vägev punt, võiks ka olla. Aga on ka neid, kes mõtlevad, et äkki see on see, mis võiks olla see kosjakontor mulle. Et tegelikult rahvatants on suhteliselt vahva koht, et nii mõnigi paar, ütleme päris mitu paari, on tekkinud ikkagi rahvatantsus ka ja lasteni abieluni välja. Ma tean ka mitut paari, kes on rahvatantsurühmas kokku saanud. Ja ma tean neid paare, kes teevad seda koos. Ideaalsed tingimused ju. 2 korda nädalas koos, suhtled, eriti kui ta on su tantsupartner. Rahvatantsus on see, et ütleme nii, et 2/3 on trenn, esinemised ja sellised rahvatantsu väljundiga, aga ülioluline osa rahvatantsu treeningus või tegelikult üldse tantsukollektiivis toimimisest on see,
et sul on ühistegevused, vabal ajal veedad ka aega koos, siis rühm läheb ühtsemaks, kollektiivi tegevus paraneb, sooritus laval paraneb, aga noh, eks sellega käivad ka muud asjad kaasas. See on niisugune meeskonnakoolituse värk, et põhimõtteliselt meil on ju, ütleme, meie mehed on niisugused hästi stereotüüpsed. Stereotüüpselt ta on kinni, ta ei räägi, ta, ma ei tea, häbeneb veits ennast või siis on teine äärmus, et ta teeb hullult rapsib tööd, tegeleb mingisuguse selle asjaga, et kui ta tuleb sinna rühma, kas see tähendab, et sul tekib ikkagi mingisugune võrgustik, kui sa oled, ma ei tea, kuidagi rapsinud tööd teha, nii et sa oled jäänud üksi või sa lihtsalt oled jäänud üksi, et see on võimalus nagu ühiskonda mõnusamalt sulanduda. Oled sa seda märganud näiteks oma töös? Ma olen seda märganud küll. See, mis sa rääkisid, see stereotüüpne mees. Mul on nii mõnigi tulnud, kes ongi sellise natukene kinnine, ülitõsine, mõtleb, et nii, mina uusi asju vastu ei võta. Aga näed, läheb paar kuud mööda, muidugi juhendana pead olema natukene julge ka, vahepeal torkima. Kurat, lükka mees selg sirgeks, vaata neid õlgasid, tõmba naeratus suule, siin saad olla natukene mõnusam, seal saad olla natukene särtsakam, on ju. Ja avanevad vaikselt. Juhenda peab muidugi järgindel olema, et mõni tükk on tugevam kui teine tükk, on ju, või tükk sulama. Aga lõpuks nad sulavad ja nii on, et see võrgustik tekib, kui sa oled ise natukene avatud muutusele, sõbrad tekivad, võrgustik tekib, käiakse ühisüritustel ja ongi olemas. Ja ühesõnaga, me oleme siin ju rääkinud palju ka sellest vaimse tervise turgutamisest, sellest, et hoia endal sõpru, kellega rääkida või hoia endale seda niisugust seltskonda, siis tegelikult see tantsupunt on selles suhtes nagu päris hea, aga sa pead ise selle esimese sammu tegema. Esimene samm tuleks ise teha. Ma ütlen, et esimene aasta rahvatantsurühmas on karm. Ja karm sellepärast, et sa ei tunne kedagi, sul on juba ees inimesed, kes omavahel suhtlevad, aga tantsurahvas on väga sõbralik punt, et tavaliselt ikkagi võetakse endale kampani, natuke läheb aega, ise peab ka julge olema. Et meil on Eestis on erinevaid kooslusi, meil on rahvatantsuansamblid, kus on palju rahvast, 100 tantsijat, 120, 140 tantsijat, kus on mitmeid rühmi, on ju. Ja siis on rahvatantsurühmad, kes töötavad ise keskis, on ju. Meil on 8 paari, on standard koosseis, 16 tantsijat, mõnikord on neid ka rohkem, on ju, et kui rühm luuakse alguses, esimene rühm kõik koos, siis on loomulikult lihtsam sulanduda, aga kui sa oled juba lähed olemasoleva rühma juurde, siis on see natukene keerulisem. Mäletan esimest aastat endal, kui ma läksin rahvatantsu tantsima oma koreograafia õppekava esimesel aastal, oli hirmus küll, aga enam pole üldse nii hirmus. Ja selles suhtes on see ju, kui me oleme ju ka, Eesti on niisugune ääremaastuv paik, on ju, et siin on kohti, kus on rohkem elanikke tihedalt koos, linnad on ju ja väiksed piirkonnad, siis kas rahvatants jaotub üle Eesti, et tegelikult kui meid kuulab keegi kuskil Antslas või Lelles või ma ei tea, Vormsil, et kas igale poole jagub tantsu seda pisikut? Me oleme nüüd Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga oleme seda vaadanud, et kuidas see jaotub. Et tegelikult on niimoodi, et põhimõtteliselt Eestis igale poole jagub tantsu ja rahvatantsu. Eks ta on koondunud rohkem keskustesse küll, aga on Antslasrühmad, on Valgas, on ka nendel äärealadel. Ma tahan väga loota, et on, aga ma ei ütle sulle, kas kindlalt on ju suur linn, seal vist elas umbes 600 elanikku. Aga igal juhul, ühesõnaga ma arvan, et tantsurühm on pigem olemas kui spordiklubi või jõusaal. Jah, pigem nii, sest üks kultuurimaja või mingi ruum ikka on, kus seda tantsu teha ja kõlari leiab ka või klaveri. Õpetaja, mõnikord on see õpetaja tantsurühma enda tantsija, aga leiavad, kui inimesed tahavad tantsida, siis nad tantsivad. Aga ütle, kuidas see käib, et okei, ma olen nüüd mees, ma elan seal kuskil X kohas, kus ei ole rühma, aga mul on, ma ei tea, mul on näiteks 6 meest, kes on nagu sama, ma ei tea, istusime saunas, tuli pähe, et me tahame nüüd ka proovida seda tantsu ja et kuidas see asi käib, kuidas see asi nagu idanema panna, et tekiks üks rühm? Et üks rühm tekiks, võt see on juba töö, siis sa pead oma selles väikses kogukonnas hakkama seda asjadega jumala tõsiselt ajama. Nii, mul on 5 kui 5 meest juba arvab, et võiks tantsida. Siis on, ma arvan, siis on kõik korras. Siis on, ma arvan, kõik korras. Siis nad leiavad need 3 meest juurde, nad leiavad endale naised ka sealt kogukonnast tantsima koos. Aga eks asi on see, et kui ma leian ruumi ja ma leian need huvilised, et kogukonnas on küll niimoodi, on tantsupea jaoks pannakse kokku erinevaid projektirühmasid küll, et kuule, võiks nüüd minna sinna, et see on minu eesmärk ja väljund selleks aastaks ja selleks 1,5 aastaks paneme kokku oma rühma. Keeruline asi on leida juhendaja ja ma ütleks ka ruum, kus trenni teha. Aga kui sa oled 2 meest, kes tahavad minna tantsima, siis
soovitan vaadata, meil on selline tore grupp nagu Eesti Rahva Tantsijad Eestis ikkagi Facebookis, aga samas ka sotsiaalmeedias igalt poolt vaadata, mis on need tantsurühmad ja kindlasti on ka vallas info, mis rühmad kus töötavad ja nagu on, meestest on alati tantsus puudu, küll nad endale leiavad ka sa oled praegu väga hästi rääkinud, et ma hetkel ei näe mitte mingisugust põhjust, miks nagu mitte tantsuga tegelema hakata, et seal on see sotsiaalne võrgustik, seal on võib-olla teised kutid on ju, seal on see liikumine, nii et kõik on praegu plussid. Mis asi on meeste tantsupidu? Mis asi see meeste tants on? Meeste tantsupidu on siis Virumaa rahvatantsuõpetaja, rahvatantsujuhi Maie Orava poolt loodud tantsupidu ja tantsupeo kontseptsioon. Kas nüüd on 4 juba olnud või? Tuleb 5 vist. Andestage meile need faktid, räägime sisust. Räägime sisust, jah. Et meeste tantsupidu on fenomen, kus tulebki kokku väljaku täis mehi üle Eesti, kes on vastavalt siis, mis meeste liikmed on, kas nad on A-rühmad, B-rühmad, C-rühmad või E-rühmad ehk siis projektirühmad, õppinud tantsud ära ja siis Maie Orav lavastab idee kokku, tal on tavaliselt ka pealavastaja võetud veel selleks, kes selle kogu asja kokku paneb ja siis nad tantsivad seal Rakvere jalgpallistaadionil meeste tantsu. Sa oled käinud seal? Ma olen käinud, ma olen isegi tantsinud. Ütle, mis energia see on? Lihtsalt öeldes mehine, aga tegelikult on eks ta on selline mehine karm, aga väga lõbus ka, et tantsuga käib kaasas ka trall, aga tantsupeod saavad seal ikkagi vägevad. Mehed saavad aru, mis on joonis, kuhu minna, mis tantsusammu teha. See on huvitav. See on seal koha peal huvitav. Okei, nii et kes siis ei ole veel seda meesterühma kokku pannud või sattunud või leidnud oma, et siis vaatajana saab sellele energiale kaasa elama. Ma kujutan ette, et Eestis ei ole ühtegi meest, kelle sõber ei tegeleks tantsuga või siis ka meeste tantsuga. See on väga võimalik. See on tõesti väga võimalik ja mul on tunne, enne kui sa ütlesid, et kõik on nagu sellised positiivsed aspektid. Ma mõtlen tõesti, et tantsus ei ole, et mitte midagi ei hoia sind tagasi, et tantsuga ei võiks tegeleda. Ülikätte saadav, rahakotile sõbralik. No ma ei tea, spordiklubi maksab 50 € kuus, palju tantsurühmas olemine maksab? No mina tean omast kogemusest, et 20 kuni 55 oleneb rühmast. Et rahakotile tõesti sõbralik, sa saad 2 korda nädalas juhendatud trenni, rahva rõivad selga, mitte küll endale, tavaliselt kuulub see ikkagi rühmale, aga lisaks sotsiaalsed tegevused, organiseeritud ühisüritused, esinemisväljundid. Ma ei tea, mida veel tahta. Ma arvan, et sa oled väga hea müügimees. Räägime sinust endast ka. Kuidas sa ise ennast vormis hoiad nii vaimses kui füüsilises mõttes, et sinu otsa vaadatakse ju, sina pead juhtima, sa oled 25, ma eeldan, et kuidas sa oma ema juhendad, kuidas käib oma ema juhendamine? Ema on ma eeldan sinust üks mõnikümmend aastat võib-olla vanem. Kuidas see käib? Kuidas sa ütled emale, et nüüd hüppa krapsakamalt? Tead, see kuidagi toimus kõik väga orgaaniliselt, et leppisime kokku, et siin juhendan mina ja mingit probleemi polegi pärast seda olnud, et kui on vaja jalga rohkem sirutada, siis ma ütlen, Hede, ole hea, siruta rohkem jalga, on ju seal kohas. Ja tegelikult mina hoian ennast vormis sellega, et ma teen trenni kaasa ja vaimses vormis sellega, et ma magan vähemalt 8-7 tundi. Tantsutrenn, kuna mina annan tantsutrenne õhtuti, annan esmaspäevast neljapäevani iga õhtu. Lisaks päevasel ajal annan ülikoolis tudengitele Eesti Rahvatantsutunde, Eesti Rahvatantsu põhiliikumise ja kõike muud, mis selle kaasneb ja vahel annan ka ilusutajatele tunde. Et kui ise mõistusega asju ette näidata ja kaasas teha, siis see vorm püsib. Loomulikult tuleb ise teha natukene ka juurde. Jõusaalis vahepeal käia, et seljalihased hoiaksid toonuses, et ei tekiks mingeid vigastusi. Ja tantsutrennis ka kusjuures. Kõige parem vigastuste ennetamise viis on tark trenn ja piisav puhkus. Ja soojendused, ma kujutan ette, ja venitused käivad asja juurde. Absoluutselt, jah.
Aga kuidas sa ennast nagu vaimses mõttes nagu hoiad, et kui sinu, sul on seal ju terve see rühm, on ju, kellel on kõigil oma energiad, oma mured, rõõmud, see kõik saab seal nagu, et kuidas sa juhid seda punti, et kuidas 25-aastane mees ennast selles ruumis nagu kehtestab? Selle kehtestamiseks on tegelikult palju erinevaid viise, et see oleneb trennipäevast ka ja mitte isiklikus mõttes, minu mõttes, vaid sa pead lugema seda ruumi väga tugevalt. Inimesed tulevad tegelikult ju pärast tööpäeva, tulevad õhtul kokku, et rõõmsalt aega veeta, teha ühist tantsutrenni, et minna kuhugi hiljem, mis väljund neil on ju. Et mõnikord keegi on rohkem väsinud kui teine, mõnel on probleemi, võtab sinna kaasa. Ma üritan selle trenni algusega viia energia piisavalt üles, et nad unustaksid need mõtted, mis neil on võtnud tööpäevast kaasa. See teeb puhtaks selle lehe, et töötada siis repertuaariga edasi. Ja mina arvan, et selles soojenduses ja selles alguse nii-öelda tere osas on võti, et tantsutund oleks edukas. Sealt see läheb lahti. Aga kuidas sa enda halva tuju jätad sinna ukse taha? Sest sul on ju endal ju samamoodi, on ju, kui sa päeval oled ülikoolis või ma ei tea, lihtsalt ilm on kehva või ma ei tea, aktsia ei tõusnud nii kõrgele, kui sa tahtsid, on ju, või köögis läks midagi kõrbema. Ma arvan, et see on selline professionaalsuse küsimus ka, et sa tead, et sina vastutad selle tunni läbiviimise eest. Tantsijad ootavad ka, et mina olen selle ära struktureerinud ja see on koht, kus tegelikult tuleb need mõtted tahaplaanile viia ja sa keskendudki sellele tunnile. Et ma ei ütlegi, kuidas see praegu on. Ma ei tea, kuidas ma seda teen, aga ma ei ole lasknud ennast sellel mõjutada. Mis on see, mida sa väldid? Ma väldin liiga palju negatiivsete kommentaaride tegemist just tantsu mõttes, et see on vale, ära nii tee, vaid pigem kuidas teha paremini, suunata, kuidas jõuda selle nii-öelda õige või kokkulepitud tulemuseni. No aga see on päris suur väljakutse, vaata, kui tuleb minusugune bäntajalga, on ju, ei tea rütmist, ei saa aru, mis on parem vasak, on ju. Et kuidas sa ütled mulle siis, et tee paremini? Nii, et mul jääks alles väärikus ja soov edasi teha. Ütleme nii, et sa ei tea, mis on parem vasak, on ju, siis ma ei ütle sulle seda, et kuule, halloo, sa ei tea, mis see on parem vasak jalg, mis see tantsutundi tulid, on ju. No viiks kohe sinu energia alla, on ju. Pigem mõtlen välja mingi harjutuse, mis aitab sul seda parema vasaku ja parema käe koordinatsiooni luua, on ju. Olgu siis rütmis kõndimine teatud ruumi osast teise ruumi ossa, koos paarilisega, et tegelikult on võimalik see tantsutund kõikide koordinatsiooniliste elementide peale üles ehitada, et see mees tunneks, või naine, tantsutrennis tunneks ennast, et oleks edu elamus seal tunnis. Nii et lihtsalt pead olema väga tähelepanelik ja ka aus, eks ju. Absoluutselt, tantsuõpetaja suur tööosa on valmistada tund kvaliteetselt ette. Ütle mulle, mis on see, millest sina unistad täna, kui sa mõtled nagu enda peale, enda meheks olemise peale, enda rolli peale? Praegu on see unistus väga maine. Ma olen natukene mõelnud selle peale küll, et osata mõelda enda keha ja tervise peale. Just siin, eelmine pool aasta ma tundsin, et natuke peaks vist rohkem tegelema endaga, just et sa annad nii palju energiat välja teistele kogu aeg. Õhtustes tantsutundides, päevastes tantsutundides, erinevates projektides, et pöörata see fookus või võtta see teadlik aeg endale. Et ma arvan, et see on praegu selline väga oluline koht mu elus. Et ise ennast ikkagi panna nagu oma filmis peategelaseks või? Vaat ma ei ütlekski, et nagu mitte panna ennast nagu esiplaanile, et mina, vaid et sa saaksid aru, mida keha vajab, et sa jaksaksid edasi panna sellisel tasemel. Anna nüüd kuulajale mõni nõuanne, et seal tantsus, ma olen ülikoolis, ma olen ka pedas õppinud, meil oli seal palju tantsutunde, erinevaid rütmikaid ja asju, et ma tegelikult olen liikunud küll, mäletan, mis on parem vasak. Aga alati tasub üle käia mingid asjad, et kuidas ma saan selle õige tantsija rühi, et kui ma vaatan ringi, siis ma arvan, et ma saan aru, kes teab, mis on hea rüht. Ja ma arvan, et need hea rühiga inimesed on kas sõjaväelased või tantsijad. Et anna mulle niisugune paar ja kuulajale ka paar nõuannet, et kuidas sellest vertikaalist nagu hoida. Millest see hakkab? Ma ütlen, et see hakkab meil kõik tsentrist pihta. On ju. Mõtled kõigepealt oma vaagna peale
Ja veel lisaks sellele, kui ma seisan püsti, siis vaatad, okei, nii, kannad, põlved, puusad, õlad, toon ühele joonele, niimoodi, et vaagen ei oleks ette vajunud ega taha vajunud. Siis mõtlen oma lülisamba peale, et kuidas et viin ennast sirgeks, ja siis mõtlen oma selle peanupu peale siin, et nagu marionetinukk tõmbaks mind siit pika niidiga pikemaks ja siis on päris hea tunda seda sirutust kehas. Ja siis natukene aitab seda, et kui ma viin natukene abaluud tahapoole ja mul siit õlajoone, kujuta ette, et sul on õlast õlani, on väike selline kummilint pandud ja mõtled, see on kogu aeg natukene pingutatud. Ja nüüd tähtis on see, et ma kunagi ei suru ennast asenditesse, vaid ma kogu aeg pikenen. Pidevalt toimub elus pikenemine, niimoodi ka rühiga. Nii et see lõigake nüüd, see tükk lõigake välja sellest podcastist ja pange endale luupima ja see on iga niisugune, ma arvan, et see on niisugune päevas mitu korda hea teha. Et kui me selle jutu lõpetame, siis me tõuseme püsti ja me teeme selle koos läbi. Mul on lõpus meestele alati üks ja seesama küsimus ja need vastused on alati olnud väga erinevad, aga sulle ka. Mida sina teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Anna üks siuke väike retsept, kuigi me oleme sellest terve aeg rääkinud. Ma teen oma heade inimestega ümber koos trenni. Ma söön maitsvat toitu, teen tervislikku toitu ja ma arvan, et magan 8 tundi. See on oluline. David Truusa, tantsujuht, tantsija, toiduentusiast. Jälgige siis sinu tegemisi soveldaja. Ma arvan, et te olete Facebookis ka olemas, nii et vaadake, mis elu seal elatakse. Mis selle suure Facebooki grupi nimi oli? Eesti rahvatantsijad. Sealt leiab igast huvitavat. Huvitavat lugemist. Vaadake, mehed hakkame elama. Ma olen Kaidar Kahar. Kuulake meid ikka.